Maxima paigaldas kontorisse ja logistikakeskusesse suure mõõtetäpsusega termokaamerad, et hoida ära haigustunnustega töötajate või klientide pääsu kontorisse ning logistikakeskusesse. So you can say as you are coming to the Maxima office, your temperature is measured. For now you see that I don't have a temperature. But if I would take hot water and will put to my head, you see that it's showing that I have 40 degrees of temperature. It's saying it loudly, and information with the picture is coming to email of our security. Head of security, you can see. And door is closed. And door is closed. This came that I am having temperature. So you can say down again then. Only if you have no temperature, you can come in. Reageerides koheselt eriolukorra kehtestamisele, suunas Maxima Eesti kõik oma kontoritöötajad, keda on pea 250 inimest kodukontoritesse. Alates sellest nädalast on kontor avatud ning töötajate tagasi pöördumine algab etapiviisiliselt. Kõigepealt osakondade juhid ja valdkondade juhid ning seejärel vajadusel teised töötajad. Esialgselt on plaanitud vähendatud töötajatega kontoriga töö kuni maikuu lõpuni. Lisaks kehtestati töötajate tagasi pöördumiseks kontorisse uued kontoris viibimise turvameetmed. Me oleme võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et kõikidel kontoritöötajatel oleks võimalikult turvaline kontorisse naasta ja sellest nädalast alates naasevad kontorisse inimesed väiksemas koosseisus, et me saaksime testida kõiki oma turvalisuse meetmeid, mis me siis eelmise nädalaga kõik kontoris vormistasime. Kõik koosolekute ruumid on kehtestatud miinimuminimeste arv. Koosolekutele peab kandma maske, peab hoidma pikivahet. Kui on suuremad koosolekud, siis ülejäänud koosolekul osalejad istuvad oma kabinetis ja ühinevad siis läbi videosilla. Lisaks ka hetkel oleme puhkeruumis, köögis tohib korraga olla ainult 2 inimest, peab hoidma pikki vahet, kõik köök ja muud ka koosolekute ruumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega ja maskidega. Ehk siis kõik need tingimused, mida me oleme seadnud oma töötajatele, siis otse loomulikult me peame neid ka siis neile pakkuma.